Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tere! Hea meel teid näha. Algamas on selle aasta viimane Motomelu saade. Enne kui me saatega pihta hakkame, tahaksin teid tänada, et te olete saate nii kenasti vastu võtnud. Suur aitäh teile selle eest. Aga mis me pikka juttu teeme? Alustame selle aasta viimase Motomelu saatega. Aasta lõpp on hea selleks, et teha kokkuvõtteid. Minu kõrval on 2 meest, üks, kes müüb autosid ja teine mees, kes vahendab autosid. Aga kohe uurimegi, Silver, kuidas möödunud aasta läinud on? No, aasta on läinud kahtlemata keeruliselt, et ei oleks uskunud, et nii raskelt läheb. Olime valmis, et tuleb vaikne aasta, aga et nüüd siin mitu korda suudeti seda maksuasja kõigutada üles alla, tuleb ei tule, jääb ära, mis tegi rahva veel, kuidas nüüd öelda, siis ärevamaks ja hirmutatuks, et see maks on sektoriga läbi rääkimata majandusolukorda, meie ühiskonda arvestamata, et täna Saksas lähed, paned Deutsche Remmi arvele, maksad 135 €, Eestis maksad 12 000, et need on nii proportsioonist väljas. Ja kui muud autod, inimesed hakkasid siin harjuma, siis see poliitikute möll, mis siin on tehtud, et enne valimisi lubati, et on jälle laual, et arutame, automajad olid tühjad, nüüd hakkas minema. Ja nüüd vahetult reedel jälle Anneli Torre meil ütles, et kaalume, et äkki peaks midagi ringi tegema. Täna on jälle maja tühi, et see ei ole okei. Ja mis ma veel võib-olla tahaks välja tuua on see, et riigi tasandil me oleme kuulnud seda, et autode müük ja omanike vahetus on madal selle tõttu, et kõik autod osteti siis 2024 4. kvartalis ära. Kui vaadata peale statistikale, siis see ei vasta tõele, sellepärast, et kui 2023 kokku tehti 150 000 omaniku vahetust, siis 2024 aastal tehti 180 000 omaniku vahetust. Eks see vahe on kuskil 30 000 autot, aga see aasta võrreldes siis 2023-ga oleme langenud siis kui palju? Päris palju juba, et see vahe... Üle poole. Jah, üle poole, aga see ei ole enam 30 000 autot, vaid see on siis 80 000 autot või isegi natuke rohkem on siis vahem omaniku vahetanud ehk et 30 000 versus 80 000, et seal ei ole, me ei saa rääkida enam nüüd sellest, et inimesed ostsid autod ette ära. Võib-olla veel mida juurde lisada on see, et korraga kuulsin kuskilt uudistest, et oli väide, et hübriidautosid müüakse rohkem tänu maksule, siis siin on mul ka vastuväide, et kui vaadata täna automüüjate hinnakirjasid, siis sealt on väga raske täna leida tavalise sisepõlemismootoriga autot. Ehk et täna enamikul tootjatel on hübriidversioonid ja selle tõttu ongi siis hübriidide osakaal tõusnud. Ehk et õige oleks võrrelda siis nüüd elektriautode registreerimisi ja maale toomisi ja omanike vahetus, et seal me küll mingit tõusu ei näe. Et kui algselt räägiti sellest, et sellel võiks keskkonnale positiivne mõju olla, siis täna see küll mitte kuskilt välja ei paista. Ja siinkohal ma võib-olla võtan üle selle täitsa värske uudise, et nüüd ikkagi Euroopa mõtles välja ja pikendas seda sisepõlemismootoritega autode tootmist müügi keeldu, ehk et neid toodetakse edasi ja neid saab veel osta ja nendega saab veel sõita, nii et tegelikult segadust on väga palju. Et kui üleüldine autoturg on kõvasti kukkunud sellel aastal, siis mul on hea meel selle üle, et autoportaal on kordades tõusnud iga kuu sellel aastal ja oleme jõudnud 12 000 kuulutuseni. Et tulge palun vaadake. Jaa, tore on küll vaadata ja sirvida ja mis sul viga on ju, et vahendad virtuaalselt, aga meil on siin tuba täis ja miljonid põlevad, eks ju, et meil on sellest vähe kasu, et ja teistel automüüjatel, et kuidas sa need meil ära aitad müüa? Aga selleks ma olengi tulnud, et teil appi tulla, et aidata teil autosid müüa. Jaa, aga sa pead selleks Toompealt läbi käima.
Küll jõuame ka sinna mingi hetk. No väga tore, jääme ootama. Autoportaal lubas. Super. Me oleme ATV-dest oma saates rääkinud ühe, teise ja ka kolmanda nurga alt. Põhiliselt seda, mida asjalikku selle masinaga teha saab. Täna vaatame aga, kuidas ATV-ga hullata ja lõbutseda, sest toimus ATV motiiv. Me oleme hästi palju teinud automotiive, motomotiive, kõiki siukseid asju. Nüüd ATV motiiv, mis oli esimest korda. Eks me püüdsime seda sama formaati, mis on autode ja tsiklitega olnud, nii-öelda kopeerida siis head asja. Sõit, aga meil käib alati sinna juurde see, et see peab olema inimesele selline mõnus ja mugav, kõik ööbimised, asjad, söögid, värgid, et see käib ka alati sinna juurde ja nüüd siis see ATV motiiv esimest korda sai tehtud, oligi, sõitsime 2 päeva, vahepeal ööbisime, vahepeal sõime, vahepeal käisime saunas, et see ongi nagu nende erinevate sõidumotiivide eripära, et me ei käi ainult sõitmas, vaid me nagu lustime muud moodi ka. Minu üks tingimusi oli see, et lähme matkale, vaatame loodust, sõidame ringi, metsateed, kõik, kus on ametlikult lubatud, ei mingit pahandust ega midagi. Ja 15 minuti pärast avastasime ennast ikkagi kaelani ikkagi seal, kus me nagu ei tahtnud olla. Mootorrattaga me oleme taga juba need vitsad saanud, et pidime minema ka loodusmatkale adventure mootorratastega, niisugune kergem versioon tetirajast, rada ikka on näha ja ei ole nii väga porine, siis ma arvan, et mootorratastega me kukkusime esimese 20 minuti jooksul rohkem, kui me elus üldse oleme kukkunud mootorrattaga. ATV-dega täpselt sama lugu. Aga Raikol jäi õigust veel pealegi, et aga kui te minu jäljest sõidate, siis te ju ei satu sinna sohu, et kui te lähete jäljest välja, lähete oma rada tegema, siis ise vastutate. Kuule, see on niimoodi, et kui sa enne oled aus meiega käinud igaks juhuks, ta ütleb sulle, et kuule, midagi jutu. Siis oled teibi ülevalt ära, siis on jalg kauem mitte niiske. Sellesama ATV-ga võib ju sõita oma saunadaga ka Heinamaa peal ja ongi kõik, aga kui inimene tuleb meie tehtud sõidule, siis ta tahabki midagi nagu rohkemat saada kui see, mis ta ise seal oma saunadaga teha saab. Et eks me üritame neid radasid ikkagi selliseid leida, mis pakuvad väljakutset ka ja on lõbusad ja on ilusad vaated ja sellised kohad, kuhu võib-olla inimene niisama ei satuks. Meil olid paar tüüpi, kes on täitsa nagu off-road võistlejad, kes on ATV-d sõidavad spordiks. Ja meil oli paar tüüpi, kes olid elus esimest korda ATV-ga metsas ja me saime väga hästi hakkama. Kogenumad aitasid võib-olla neid vähem kogenumaid ja ma arvan, et tänu sellele, ütleme need, kes kunagi ei olnud metsas käinud, tulid sealt metsast välja ikkagi sellisena, kes nüüd võivad vastu rindu taguda ja öelda, et ma oskan ATV-ga sõita erineval maastikul ja ma saan sellega hästi hakkama, et... Jäid kinni või? Sa ise oled veel? Kõik on väga hästi on. Ära muretse. Kui pika distantsi selle 2 päevaga läbi jõudis sõita? Jämedalt oli 100 ja 100, ehk siis peaaegu 200 kilomeetrit tuli, et me siit alustasime siit Peetrist. Võib-olla see Peetri ei ole väga hea koht alustada, isegi ühtepidi mugav, meil on siin nagu oma baas ja hea on sättida ja teha, aga siin on seda tsivilisatsiooni liiga palju, et siis nii-öelda sõidu algus tuleb sõita mööda teid. Alustasime siit ja jõudsime siis Kose vallas Virlas on siidrifarm, sinna jõudsime välja ja seal siis oli meil see õhtune olemine. Et mööda teid sõites on võib-olla saab 40 minutiga kohale, meie sõitsime ATV-dega terve päeva ja jäime ikka päris pimeda peale, kui me sinna kohale saime. Ja järgmine päev tulime sealt siis siia samma Peetrisse tagasi, aga siis
seekord nagu teist teed pidi ja saime veel 100 kilomeetrit sinna otsa. Tegelikult on meil sotsiaalmeedias on need ATV sõidugrupid ja asjad ja tegelikult seal on need grupiliidrid, kes seal on, nad on tegelikult aastaid, võib-olla isegi aastakümneid sõitmas käinud ja tegelikult teavad nad neid radu, kus tohib sõita, kus kellegi meelt ja vaimu ei riiva. Ja teiseks annavad nad ka kindlasti väga häid sõidunippe ja aitavad samale sõidutasemele jõuda. Et eks neid ikka soovitan liituda nende kogukondadega, kus juba on grupid olemas või kus on juba liikmed, sest ega seal pidevalt ju käib see roteerumine. Mõned inimesed tüdinevad ära, grupid tõmbavad, kuivavad kokku, tulevad uued liikmed asemele. Entusiastid ikka jäävad ja alati viiakse seda entusiasmi edasi. Tegelikult see on ka üks niisugune, kas ta nüüd sport on, aga ta on kindlasti niisugune ajaveetmise vorm ja kui me oleme 5 päeva nädalas, kes kuskil tööl on ja kes tegeleb mingisuguse kontoritööga, kes tegeleb vähem vaimse või rohkem füüsilise tööga, tegelikult kõik me tahame natukene nagu out of box ka mõelda ja millegi muuga vahepeal tegeleda, kui lihtsalt tavaline. Mis on kõige tähtsam? Mingi rõvedalt lagi pähe ei sajaks. Ülejäänud kõik on jumala savi, sellepärast, et sa nii saad päris mudaseks vahepeal. Midagi liiga palju juhtunud. Ühe ATV põhja nägime korra. Nii et järgmise korrani. Tšau! Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Olen Ando autoportaal.ee-st ja soovin kõikidele meie klientidele ja meie tulevastele klientidele häid jõule ja head vana aasta lõppu. Head motomelu vaatajad, Alexela perel on hea meel teid tervitada. Me soovime teile kõigile häid, pühi ja särtsakat uut aastat! Tere, kallis vaataja! Mina olen Ideaalautost Priit ja soovin kogu Ideaalauto tööka kollektiivi poolt teile head vana aasta lõppu ja ilusat jõuluaega! Tere, mina olen Mihkel, ma olen Autopay juhatuse liige ja soovin teile kõigile head vana aasta lõppu ja head uue aasta algust. Ja rahulikku pühade ka muidugi. Ja mina Kaur Mets, jagades perekonna nime, jagades ka kontorit, samamoodi juhatuse liige Autopayments ja soovime teile jätkuvalt rahulikke pühi, head aasta lõppu ja veel paremat. Uue aasta algust kohtume juba uuel aastal. Mina olen Silver Mobile autokeskusest. Soovin tänada kõiki meie kliente, kes meil sel raskel aastal toeks olid ja ühtlasi ka saabuvate jõulude puhul häid jõule ja kena aasta vahetust nii meie klientidele kui ka motomelu vaatajatele. Aasta lõpp on hea aeg selleks, et võtta üks hetk ja meenutada olemasolevat aastat, mis läks hästi, mis läks paremini ja võib-olla mida põnevat uus aasta tuua võiks. Ralliga moel või teisel kokku puutuvad inimesed just selle hetke võtsidki ja loomulikult soovime ka meie kuulda, milliseid mõtteid nad mõlgutasid. WRC maailma ja Eesti fänne üllatas ilmselt 2025. aastal kõige rohkem Ott Tänaku otsus praegusest rallikarussellist maha astuda. No ma arvan kõigile meile tuli see üllatus, eks me kindlasti tahaks, et nad edasi sõidaks, aga samas ise pereinimesena täiesti mõistetav otsus. Millised olid need kõige meeldejäävamad hetked lõppevast WRC aastast? No see sama, mis sa just ütlesid. Ott Tänak ja Martin vähemalt teevad esialgu pausi ja kindlasti Kalle Roompere ja Jonne Halduneni lõpetamine ka. Et see kindlasti need kaks suurt on sealt eest ära minemas maailmameistritena, aga üleüldises mõttes see põnev heitlus MM-tiitli eest kuni viimase etapini Sebastian Ogieri mitte täishooaeg kaasa tegemine ja sellega maailmameistriks tulemine on kindlasti niisugune noot FIAL, et nii saab ka maailmameistriks tulla. Ja no loomulikult sellest aastast me peame kaasa võtma Ott Tänak, Martin Järvo ja Kreeka MM-ralli võidu ja Robert Virves
Jaako Viilo Rally Estonia WRC2 karjääri esimene võit nendele ja loomulikult tegelikult ma ütleks, et Romet Jürgenson ja Siim Oja juuniorina tulles esimest aastat WRC2 sõitsid ka ikkagi hindele 5. Mida aasta 2026 toob nüüd, kui siis Ott ja Martin enam nii-öelda suures pildis pole, et kas eestlastel on üldse mõtet ennast rallilainele edaspidi häälestada? No eestlaste mõttes on ju ikka endiselt WRC2 meil mehed olemas, keda ma just nimetasin siin, Robert ja Romet kindlasti seal on tegemas, et Georg on ka öelnud, et ta jätab samuti järgmise hooaja vahele, näis, mis tema tulevik on, aga kindlasti tasub Jaspar Vaheril silma peal hoida, kes on nüüd Toyota programmi liige ja kindlasti sõidab mõned MM-rallid seal Rally 2-ga kaasa ka, nii et selles suhtes meil kindlasti selles klassis on põnevast, küll WRC arvestuses meil ei ole ühtegi hetkeseisus vähemalt, no vaatame, kaua Ott Tänak ja Martin Järva seal kodus suudavad olla, võib-olla aasta teises pooles ikkagi tahavad tulla näiteks Rally Estoniat sõitma, aga elame-näeme, aga sellegi poolest kindlasti järgmine aasta pigem on nagu põnevus see, et on viimane Rally 1 hooaeg ja nagu juba Saudi Araabia ralli näitas ka, et Samir Bajari, Martin Sesks ja Adrien Formou on valmis seda esimest võitu võtma, nii et vaatame, kas siis järgmine aasta see tuleb. Kui varsti Rally 1 ära kaob ja uued autotootjad võistlema tulevad, et siis mine tea, mis te arvate, kas äkki Ott on 2027. aastal juba enda meeskonnaga Red Greiga stardis? No see on küsimus Otile ja Martinile, ma ei oska sellest vastata, aga me kindlasti loodame, et nad mingisugused stardid vähemalt selle uue generatsiooniga teevad, et ise nad on öelnud, et täishooaega enam kaasa kunagi ei tee. No eks näis, et nagu näha, ma just ütlesin, et Ogier vaata tuli maailmameistriks ju ilma selleta ja Otki on viimased päevad kommentaarid sellised olnud, et näed, et Ogier ju tegi seda, nii et elame-näeme, las nüüd olla nüüd rahulikult ilma rallita kodus ja küll seal mingil hetkel ikkagi võib-olla tekib see tahtmine jälle tagasi suurde rallisse tulla. Joosep Ralf Nõgene, noor 22-aastane rallisõitja, tuli, nägi ja võitis. Sel aastal oli ta üldarvestuse võitja nii Humus Paiderallil kui ka Saaremaal, ehk siis 4 suuremast võistlusest 2 korral näitas ta kõikidele tagatulesid. Uuel aastal sõidame selle sama Toyotaga, mis meil siin selja taga on ja millega me sõitnud oleme ja peamiselt keskendume siis Soome meistrivõistlustele, sest et seal on väga tugev konkurents ja ma arvan, et see on niisugune hea keskkond, kus areneda sõitjana ja võrdlemisi nii-öelda ressursi efektiivne ka, sest et Eestist minna on sinna väga lähedal. Ja siis ka Eesti MM-il ja Soome MM-il hetkel ja võib-olla siis sügisel proovime kuskil asfaltiga sõita, et see on see nii-öelda generaalplaan. Kes on need nimed, keda järgmisel aastal või kellest võib-olla me järgmine aasta rohkem kuuleme? Ma arvan, et me saame kaasa endiselt elada siin Hannese ja Pauli tegemistele. Siit samast Joosep Ralf Nõgene, Alex Tesk, kindlasti Robert Virves, kindlasti Romet Jürgenson, Jaspar Vaher. Need on kõik tegelikult need, kes hakkavad tulema meil noortest sõitjatest ralliskenes ringraja poole pealt. Kui me nüüd kereautode poole pealt vaatan, ega seal on samamoodi, et on neid nooremaid tulemas. Et on meil seal Alex Reimann tuleb alt, no mitte alt peale, ta juba tegelikult nagu siin selles mõttes nagu päris korralikult toimetab ja kindlasti sinna kardimaailma maksab ka nagu täna vaadata, et Albert Tamm teeb seal tegusid ja seal on veel. Drift ja... Ja drift loomulikult, kuidas ma selle sain ära unustada? Kuidas ma sain ära unustada? Loomulikult, et siin Oliver Randol ja Kevin Pesur tegid tegelikult ju nagu super hooaja. Ma usun, et seal selles maailmas on ka palju ägedat tulemas, sest ma usun, et nad on ammu sellest nii-öelda parklas rehvipõletajate mainest lahti saanud, et see on ikkagi tegelikult täna, mida ma vaatan, see on professionaalne sport, mida tehakse nii spordi tegemise poole pealt kui ka selle spordi kajastamise poole pealt, sest olgem ausad, kui me täna räägime sportlastest, kes teevad oma nagu sellist sotsiaalmeediat või meediat, vahet ei ole, kas nad teevad seda ise või teevad heade abilistega koos, siis siin driftikuttidele vastast ei ole. Siin on nagu top 1 Eestis, et nad teevad seda nagu niivõrd neetult hästi ja nad tegelikult tänasel päeval juba teenivad selle pealt, mis peakski nagu asja mõte olema. Kui saade eetrisse jõuab, siis kõik lood on kenasti monteeritud, aga alati on põnevaid telgitaguseid, sest televisiooniga paraku nii on, et seal võib juhtuda selliseid ootamatuid asju, näiteks võib-olla mõni sõna ei lähe nii nagu peab või mõni hetk on võib-olla natuke sellisem teistsugusem. Aga aasta lõpp on hea aeg selleks, et need natukene teistsugused lood teieni tuua. Jälle jamane.
Ise küsisid, ise vastasid, igapäevane ei ole, jah. Aga mis on kihvt, oota, ma hakkasin jälle lappi peksma. Kui teil on ideid, ettepanekuid, soovitusi, siis loomulikult kirjutame meile. Ning Robert ja Ivo Linna proovivad siis taaskord BMW autos BMW põlusid. Mul on äärmiselt hea meel jagada teile rõõmusõnumeid. Tervist! Ei, see ära ütle tervist. Oota, see ei ole nii lihtne nagu sa arvad. Ühesõnaga. Autoportaal annab iga kuu välja statistikat enim müüdud kasutatud autode kohta. Ja sul on see hea meel, ma ei tea, kas mul hea meel on, aga tore oleks ikka. See on midagi siukest. See lõpp oli... See on nagu hea seebikas kulmineeris ja lihtsalt tuli reklaam vahel. Järgmisel laupäeval piilume natuke mootorispordimaailma, nimelt autoralli telgistagustesse. Järgmisel laupäeval piilume aga mootorispoldi. Ma tahtsin ilusti, kelle viljatust tuli. Nonii, kõik, viimane kord, aitu. Tahtsidki neid kaadrit saada. Ja saabuvat. Ja soovin teile... Oota, ma üritan nüüd edasi ka mõelda, kui sa tahad ühe jutuga saada. Mida teile võiksid? Ma võin kaamerat hoida, mis arvad, ma ei saa hakkama või? Jaa. Kindlasti läheb neil, või läkski sassi, vaata. Ära muretse. Pole üldse harjud, vaata. Harjud Kairiga rääkima, vaata. No ma võin selja keerata. Ei, kõik hästi, liigu vaata uus inimene on, siis on... Panen kõrva taha, et nad ei tuleks suhu. No, ma olen niimoodi. Enne kui saatega alustame, soovin teid kõiki tänada, et olete... Meie niisama siin hängimas. Suur kummardus meile. Aga sellest kõigest juba järgmisel laupäeval, nii et nägudeni. Mis teil nägudeni? Nägudeni! No nii, tere rahvas ja teletegijad. Meil on üüratult hea meel, et meil on see aasta olnud nii palju vägevaid telesaateid ja mul on suurimalt hea meel, et te kõik olete neid vaadanud ja vaatate ka edasi. Nii, ja varsti on käes jõuluaeg. Ja kui meil mõni aasta tagasi oli aeg, kus jõuluvana tuli, oli COVID ja ei tohtinud isegi kinki ukse taha jätta, siis nüüd on küll viiruste aeg, aga õnneks pole reeglid enam nii karmid. Ja kui me tuleme kinkidega ukse taha, siis me võime emme käest küsida, kas jõuluna võib sisse lasta. Ja kui võib, siis jõuluna tuleb ka tuppa. Ilusat pühad aega ja loomulikult veel toredamat uut aastat ja et see saaks olema meile kõigile veel telerikkam kui see aasta. Suur aitäh, et vaatasite meie selle aasta viimast Motomelu saadet. Teiega kohtume juba järgmisel aastal, 10. jaanuaril. Seniks soovin teile kauneid jõule ning ägedat uut aastat.